audoonori rinnamärk. Seda kannavad mitmed Tallinna vereülekandejaama doonorid. Nad on päästnud paljude inimeste elu. 10 aasta jooksul, mis on möödunud jaama asutamisest, on doonorid võtnud teenitud lugupidamise. Iga kord tuleb kontrollida ka audoonorite Anna Elenderi ja Ella Pritsi verd. Verevõtmise juures valitseb piinlik puhtus ja kord. Doonoritelt saadud veri jaotatakse veregruppide järgi ja konserveeritakse. Vereülekandejaam saadab verd kõigisse vabariigi raviasutustesse. Paar klaasi verd, loovutatud soojast südamest. See on elu hind. Ka see tee viib kangelaste juurde. Elukardetav operatsioon. Haige on nõrkemas. Päästab liiter inimverd, loovutatud soojast südamest. Iga tilgake annab uut jõudu kustuvale elule vooliku teises otsas. Kuu jooksul annavad Tallinna doonorid 250 liitrit verd. Neile on tasuks päästetud inimelud. Tervishoiusüsteemi ümberkorraldused puudutavad ka Eesti Verekeskuse tööd. Väljasõidubrigaadid tegutsevad asutustes ja ettevõtetes. Verd anti küll raha, küll vabade päevade eest. Järjekordne doonoripäev Tallinna Kaubamajas. Palju räägitakse alastusest, millega mõõta ühiskonnas alastuse ideede levikut. On meil teda või ainult me räägime temast? Ma arvan, et doonorlus on ka üks alastuse kandepinna näitaja, sest kui inimene konkreetse teo teeb teise inimese heaks, nimelt just annab verd, siis tähendab sellele inimesele on selge, mida alastus tähendab. Verevõtmine doonoritelt vabariiklikus vereülekandejaamas. Kas on ka valus? Täna on 30. Esimest korda on siin 1968 aastal. Algul kõik arvavad, et valus on see nõelapiiste, aga absoluutselt ei tunnegi.